Tere õhtust minu poolt ka. Jube raske on alati rääkida IT-profidele ja ma arvan, et enamus siin saalis olevatest inimestest on IT-profid ja ma tavaliselt ei taha väga hea meelega neid ülesandeid endale võtta, aga Fujitsu jaoks on hea meel ikkagi proovida seda teha. Mul on tegelikult selline soojendav sissejuhatav küsimus. Kui paljud teist on IT-otsustajad oma ettevõttes, kui võiks käega märku anda? Oi kui vähe. Teate, viimasel ajal on selline lugu, et ma käin IT-ettevõtetega rääkimas, siis IT-ettevõtete turundusosakondadel on üks ainus eesmärk kogu nende eksistentiks. Nad lähevad silmad põlema neil ja nad ütlevad, et ma tahan IT-otsustajaid. Me tahame rääkida IT-otsustajatele. Ja patsiga poisile ei taha enam keegi mitte midagi rääkida, sest tuleb välja, et nad ei otsusta midagi. Aga ainuke häda on see, et mitte keegi ei tea, kus need IT-otsustajad on, kes nad on, kus neid leida, mida nad söövad, kus nad käivad, kus neid kätte saaks. Ja ma lootsin, et äkki ma saan teile öelda täna, et vaadake, et siin te oletegi, saage tuttavaks üksteisega, et elu palju lihtsamaks teile ettevõtetes. Aga näed, IT-otsustajad ei ole siis ka siia tulnud. Aasta 2026, Urmas ütles, et tema on siis juba 26-aastane, ma olen Urmasest natuke noorem. Aga tegelikult enne kui vaadata 10 aastat edasi, võiks tegelikult vaadata nagu mõttes 10 aastat tagasi. Me läheme natuke rohkem kui 10 aastat, et kui hästi me mäletame, mida me kasutasime seal mingi aastal 2001-2002. See on umbes sama palju tagasi, kui me täna tahame vaadata edasi. Ja kui mõtlema hakata selle peale, siis me ükskõik, mida me kasutasime, valdav osa sellest ei olnud see, mida me kasutame täna. Valdav osa sellest, mida me kasutame täna, seda ei olnudki olemas. Ma arvan, isegi väga paljud inimesed, isegi profid ei osanud nagu mõeldagi või võib-olla unistadagi sellest, et ühel hetkel selline asi on olemas. Praktiliselt, ütleme, mis praktiliselt ei olnud olemas ju nutitelefone, ühtegi keed ei levinud meil õhus, sülearvutid olid, aga võib-olla mitte ka nagu kõige paremad. Tahvelarvuteid ei olnud, Facebooki ei olnud, Twitterit ei olnud, Gmaili ei olnud, YouTube'i ei olnud, Wikipediat ei olnud, Postimees Online ei olnud, Delfit ei olnud. Ma ei tea, nimetage, mida te kasutate. Seda ei olnud. Ja kuidagi me ometi ju elasime sel ajal ja oli tunne, et kõik oli nagu suures hoos, et kogu see tehnoloogiline revolutsioon aastal 2001-2002 kõva värkkäis, Spotify'd ei olnud mitte midagi, MP3-sid pidime tõmbama kuskilt. Ehk et selle 10 aastaga oleme me nii palju tulnud edasi, et täna seista siin ja küsida, IT-ajakirjanik Roonemaa, mis me siis kasutame aastal 2026? Peaaegu võimatu öelda mul teile, päriselt ka. Sellepärast, et lihtsalt kui me vaatame 10 aastat tagasi, muutused on olnud nii kolossaalsed. Ja küllap me midagi ikka kasutame. Ma mõned graafikud panin ka, et te ikka tööpäevast natuke varem pidite ära tulema kontorist. Saate mõned graafikud vaadata. See on siis PC müügi graafik. Kenasti läheb allapoole. Tipp oli ära ja tegelikult täna keegi ei tea, kus ta pidama jääb. Et läheb alla, selge see, mitu aastat juba läheb alla. Väga paljust ta läheb alla sellepärast, et eraisikud täna koju kindlasti nii heal meelel enam PC-sid ei osta, isegi läpakaid ei osta. Kui täna inimesel on valida, et mida ta endale isiklikuks seadmeks ostab, siis ta läheb, paneb selle 1000 eurot või 500 eurot nutitelefoni alla, võib-olla tahvelarvuti alla, pigem mitte koduse arvuti all. See suurem langus tuleb siit. Ma ei usu, et täna see, ma ei tea, Tim Cooki jutlustatav tulevik, et me töötame homme kõik iPadide peale ja unustage need läpakad ära, see ei ole veel nagu kohal. See isegi tegelikult ei paista veel. See paistab võib-olla teatud mingites suletud keskkondades, kus tõesti tahvelarvutiga mõnus ringi joosta, aga nad jutlustavad seda tulevikku täiesti üleüldisena. Võib-olla see kunagi tuleb niimoodi, aga ma arvan, et Steve Jobs kunagi ütles, et arvuti on nagu traktor. Need traktorid jäävad ikkagi väga pikaks ajaks ja see mägi, mis näete, et hakkab sinna mäe tippmoodustuma ja tuleb laskumine. Mina ei usu, et see laskumine sinna päris alla kiiresti välja läheb, et ta kuskil normaliseerub. Aga näete, mis on selle üle. Ma kahjuks olen laval ja ma ei näe, mida teie näete. Võib-olla õudselt on näha, jah. Et on näha, et nutitelefonid ja mobiiltelefonid on teinud sellise tõusu täiesti uskumatu. Meil on täna maailmas ju kasutuses kuskil 3 miljardit, ma arvan, 2-3 miljardit nutitelefoni. Nende hulk kasvab kogu aeg ja nutitelefon on
põhimõtteliselt näiteks arenenud turgudel kõige kiiremini saturatsiooni jõudnud toode üldse. Kindlasti tehnilistest toodetest, aga räägitakse, et võib-olla üldse. Isegi hambaarjad ei läinud nii kiiresti, ei jõudnud nii kiiresti nii suure hulga kasutajateni, kui seda on teinud nuttelefonid. See on olnud täiesti fenomenaalne. Ühtegi sellist toodet ei ole maailm varem tundnud. Ja need ei ole ju odavad tooted, me ei räägi siin mingisugusest pihvist või mingist, ma ei tea, tõesti hambaarjast, mida sa lähed ja viskad raha ja ostad ära. Need on kallid asjad. Iga üks meist võtab mitusada eurot, kogu see punktiirjoon, mis te näete, koosneb nendest mitmeeurolistest ostudest, mida inimesed on ise vabatahtlikult endale soetanud, et selle revolutsiooniga kaasas käia. Ja see on väga vinge. Ja see on tegelikult see baas, kust me hakkame minema sinna aastasse 2026. Ja see on see baas, kus me räägime, et mis seal siis toimub, kus on see muutus. Vot siis seal on. Ega see PC turus, vaadake, mis see all on, see sinimjoon seal tõllerdab veidi. Sellega ei juhtu midagi. See on läbi. Meie oleme õppinud seda hirmsat seadet kasutama nimega arvuti. Väga palju inimesed kardavad seda. See ei ole, see on inimese loomulik tööriist, loomulik töötegemise viis. Kutsuda iga asja pärast IT-poissi või helistada mulle, et kuhu ma nii vajutama pean. Ükski iPadi kasutaja kunagi pole mulle helistanud selle küsimusega. Ja arvutikasutajad helistavad kogu aeg lähemast suguseltsist. Ja siin tegelikult teine, mis selle nutitelefonidega on ju kokku liitub, see vist on viimane graafik, on see, et me ühendame täna maakera, me ühendame planeeti mega kiiresti. Te näete siin seda hulka, et mitu protsenti inimestest teatud turgudel, teatud ühiskondades kasutab telefoni ja palju kasutab nutitelefoni. Ja see nutitelefoni osakaal kasvab väga-väga kiiresti. Ma just nägin ühte graafikut, see oli üks Lähis-Ida operaator, mis vist ehitab Myanmari. Maailma üks vaesemaid riike, Eestist vist oma paarkümmend korda suurem. Maailma üks vaesemaid riike, mõni aasta tagasi sisuliselt seal mobiilivõrku ei eksisteerinud. Kindlasti mingid kiireid keesid ei eksisteerinud. Täna on need kaardid sellised, et nad on mõne aastaga tegelikult selle riigi, vähemasti need kohad, kus elanikkond elab, täiesti roheliseks ajanud. Mõne aastaga. Ja see on maailma üks vaesemaid riike. Eesti territooriumist on meil kaetud mingisugune peaaegu 100%. Tegelikult üldse lääneriikide territooriumidest üldse. See on see teine baas, kus me läheme liikvele, me oleme kogu aeg connected, sest meil on lihtsalt need tehnilised võimalused ja kui mingi järgmine G peale tuleb, siis me oleme ikkagi nagu connected. Ja see on väga suur muutus. Me oleme ise sellest, need muutused, kus me ise läbi käime, need ei tundu nii suured, need tulevad nii pisi tasa, aga kui sa võtad korra ja hüppad 10 aastat tagasi, 10 aastat edasi, siis sa saad aru küll, et vot see on see baas, kus me hakkame nagu seda homset ehitama. Kui me tahame täna ehitada aastat 2026, siis me võtame arvesse seda, mis meil täna on. Kõigil on nutitelefonid, kõik armastavad neid täiesti nagu segased ja kõik on connected. 3 asja, sealt lähme liikvele. See, kas meil tulevad, ma ei tea, Cold Fusion või mingisugused muud põnevad asjad, et need on sellised wildcardid, nende pealt pigem ehitatakse aastat 2036, võib-olla 46. Aga aastat 2026 ehitame me täna põhimõtteliselt nende 3 graafiku pealt. Ja ma panin seda huvi pärast siia, kuna need on nii toredad pildid, on ju, et mis on see maailma selline nagu tulevik selles keskkonnas, kus kõik virtualiseerub, kõik kulib netti, et isegi kui need Katari või olid need Araabia Ühendemiraatide tüübid, kui nemad ei ehitaks Myanmari, siis ehitab Google, see on see Google'i Project Loon, 20 kildi kõrgusel õhupallid, pool aastat õhus, kiirgavad interneti alla lõvidele ja sebradele või ma ei tea, jakkidele, seal kuskil määr, et meie siin saame ise oma võrgud ehitatud, meil ei ole seda vaja. See on Facebooki lennuk, teeb täpselt sama asja ja kui need 2 esimest ka ei hakka tööle, siis see on Google'i lennuk, teeb täpselt sama asja. 20 kildi kõrgusel, 6 kuud. Ja selles mõttes, et need ei ole täna ideed, kui te vaatate Facebooki käpeks, mis nad teevad, nad tambivad raha sisse sellistesse projektidesse. Ja iga üks neist tegelikult tahab saada ka füüsiliseks osaks nagu sellest internetist. Me täna räägime, me kuuleme täna, et Amazon veeretab mõtet, et äkki peaks tulema sideoperaatorina turule, näiteks Euroopas. Ja see on selline huvitav võitlus, mida me siis nagu hakkame võitlema. Et täna meil tegelikult on, ma ei tea, kas see mõni mobiilioperaatori esindaja on, kui ma nendega räägin, et siis nad on üsna nagu nördinud selle peale, ütlevad, et kuulge sõbrad, et meil on võrgu liikluse mahust pool on YouTube. Pool. Ma ehitan üle eestilise 4G võrgu, tuleb Google, võtab pool ära.
ja ütleb mulle, et aga sa võta oma tüüpidelt, oma klientidelt see raha, et ma sulle küll midagi ei anna. Ja nad on tegelikult väga nördinud selle peale ja ma arvan, et need suured firmad, ütleme Facebookid, Google'id, nende ellujäämine sõltub sellest. Või ütleme vähemasti selline üliedukas majandusmudel, et neil oleks võimalik tulevikus inimesteni jõuda ja seda nad tahavad kindlustada, ma arvan, kuni selleni välja, et muutuda ise sideoperaatoriks, vedada ise see pagana toru või lennuk siis nagu inimestele kohale ja võib-olla pakkuda sealt oma internetti ja see inimest ei ole väga meeldiv perspektiiv. Et kui kuidagi saaks, siis peaks hoidma seda ikkagi, et meil on sideoperaator loodetavasti neutraalse toruna eraldi. Aga sellega seoses veel, võib-olla meil ongi tulevikus üle maailma näiteks 1, 2, 3 sideoperaatorit. Kui tulevad e-silmid ka veel telefonidesse, minu mobiilioperaator on Apple, aga võib-olla Google, võib-olla minu kodust ühendust pakub hoopiski Netflix, võib-olla pakub Amazon. Üritatakse välja, aga tegelikult need telijad ja ütleme isegi Telia, mis me näiteks räägime meil Elisest, need on nii väiksed firmad, kui me vaatame, mis toimub seal Facebooki, Google'i, ma ei tea, Amazoni võrdlusest, neid kuskilt kokku osta tegelikult ei ole mingi probleem nende jaoks, kui regulaator lubab. Ma arvan, et nad täitsa nagu tahaksid selle peale mõelda. Aga me võime edasi mõelda, maailmas on vaja ühte videolainutust, Netflix, milleks muid. Maailmas on vaja ühte taksofirmat, tõmbad Uberi äppi alla ja sõidad, milleks muid on vaja. Maailmas on vaja võib-olla ühte poodi, selle nimi on Amazon. Nii et tegelikult täna on selline hetk, eriti kui te vaatasite, kuidas Donald Trumpi valiti ja kuidas Facebooki võltsuudiste diskussioon nagu läks liikvele või Facebooki roll üldse kogu infovahenduses. Eesti ajakirjandus heerosed debateerisid paar päeva tagasi väga pikalt selle üle, et Facebook Anumar Samast kirjutas äripäevas kolumni, et Facebookile tuleks päitsed pähe panna ja järgnes vihane diskussioon, et kuidas see kõik peaks ikka olema, Facebook on monopol. Aga mis te arvate, kus seda diskussiooni peeti? Seda ei peetud ei Delfis ega Äripäevas ega ERR-is, seda peeti Facebookis. Need väga huvitav olukord. Aga ma arvan, et seda küsimust, et mis siis saab? Aga mis siis saab, kui maailmas ongi üks uudistekanal ja üks taksofirma? Kellele see raha läheb? Mis skeemiga? Kui kõik reklaamiraha läheb Eesti turult välja, Eesti meediat ei ole võimalik üleval pidada, Facebook võtab kõik ära. Aga mis saab meie demokraatiast? Kas Facebookil on mingisugune moraalne kohustus näiteks või seaduslik kohustus edastada tasakaalustavat informatsiooni? Ja sinna ma tahan jõuda. Minu jaoks on, ma vaatan aastat 2026 on võib-olla 2 küsimust. Võib-olla 3, vaatame. Üks on väike küsimus. Ja väike küsimus on see, et kellele peaks isesõitev auto otsa sõitma. See on selline viimase aja mõnusaid lemmik mõttekonstruktsioone ja Linnar täitsa kogemata, kes esineb siin natuke hiljem, rääkis mulle väga huvitava loo sellest just, kuidas ta oli käinud vaatamas, kuidas nad ei sõitnud kellelegi otsa. Aga põhimõtteliselt tekib mingi olukord, ma olen täiesti kindel, sest liiklus on liiklus. Kui meil ei ole ainult isesõitvad operaatorid seal, vaid on inimesed ka, siis ühel hetkel tekib meil olukord, kus on selline pilt tänaval, teie isesõitav auto tuleb seal, teie istute Facebookis, mis teil see muud teha on. Te arvate, et te loete raamatut, tegelikult istute Facebookis. Ja isesõitav auto tuleb, on libe, keegi teeb mingi vale liigutuse ja see vaene tehisaju peab otsustama, kuhu panna mats. Ta saab aru, et ta ei jõua pidurdada. Mingi algoritm hakkab tööle, ta peab, mis ma teen? Ma pööran rooli kuhugi poole. Kuhu? Ja esimene huvitav moment on see, et mingi inimene peab selle loogika progema. Mingisugune vaene programmeerija peab istuma ja otsustama ette, kes saab surma. See on väga huvitav hetk. Mis me teeme? Kas seda peaks kuidagi riik näiteks reguleerima? Kes saab surma? Kas on võimalik teha selline IT-tehniline lihtne lahendus, et me ütleme, et auto arvutab selle, ma ei tea, 0,05 sekundi jooksul välja mingi tõenäosuse, jumal teab mille põhjal, ja kõmatab sinna isegi, kui see tõenäosus on lihtsalt 0,1% kellegi kasuks. Et ta proovib objektiivselt mingit kõige vähemat kahjut saavutada. See tundub selline tõenäoline, mille järgi ta siis ikka otsustab. Ise sõitav auto ei saa panna silmi kinni ja öelda, ma ei tea, ta peab midagi tegema. Aga siis ma mõtlesin, et kuna ma IT-inimestele või IT tulevikust räägin, et siis tegelikult on võimalik üks teine skeem. Mäletate, kõigil on telefonid taskus, kõik on connected, ma rääkisin teile kõik. Ja kui teil on telefon taskus ja te olete connected, siis põhimõtteliselt keegi kuskil teab, kes te olete ja kus te olete. Ja kui keegi kuskil teab, siis tegelikult see auto ka teab teoreetiliselt, on ju. Ta teab, kellele ta hakkab otsa sõitma. Kui tal on aega küsida, aga äkki on.
Ja sealt edasi on võimalik kõigest huvitav mõtteid mõelda, on ju. Et põhimõtteliselt on võimalik selle autol tõmmata paar andmebaasi päringut püsti enne selle otsuse tegemist. Võib tulla näiteks välja, et see inimene on väga haige. Ütleme, et see on avalik info mingi apiga. Ühiskonna jaoks oleks suhteliselt võib-olla ei ole nagu, kui valida, kui peab valima, andke andeks, inimene väga haige. Võimalik väiksem kahju. Aga ta on kurjategija. Nii, paneme mingid kaalud külge. Aga tema on vaene, ta ei maksa makse. Temast ei ole mingit kasu. Saate aru, ta sööb, elab meie maksudest. Mis me peame tast üleval? Äkki see haige inimene saab terveks, läheb tööle, aga tema on vaene lihtsalt. Ja see info on ju kõik olemas, on ju. Aga need on kõige vanemad seal, penskarite grupp. Teoreetiliselt jälle nagu suhteliselt vähe kasu meest, et põhimõtteliselt on võimalik, Black Mirrorit olete vaadanud, et on võimalik teha neid otsuseid väga huvitavatel alustel. Ja ega me ei tea nagu siin, et tundub naljakas, mulle ka tundus naljakas, kui ma seda kirjutasin. Aga tegelikult ei ole võimalik ju öelda, et ei, nii mitte kunagi ei lähe. Kõik on võimalik, eriti nagu me näeme viimasel ajal maailmas, kõik on võimalik. Täna on see tehniliselt jumala tehtav ju. Ma arvan, peale selle küsimused, et kas andmebaas suudab nii kiiresti vastata sellele autole, et siis tehniliselt ühtegi muud küsimust ei ole. See info on olemas, tuleb lihtsalt klotsid kokku panna ja hakkame aga otsustama, sõbrad robotid. Ja see on tegelikult selline väike küsimus. Minu jaoks on üks kahest suurest küsimusest on see, mida ma olen viimasel ajal väga palju ise pidanud oma käitumise puhul mõtlema. Kelle käes ikkagi see otsus on, mis ma teen. Ja ma panin siin nutikella pildi tegelikult täitsa põhjusega, sest ma vihkan neid seadmeid ja olen alati vihanud. Ja see põhjus on see sama. Ehk et ma panen omale käe peale midagi, millega ma annan füüsilise kontrolli oma otsuste, oma elu ja oma tegevuse üle ära kellele. Mitte oma abikaasale või lastele või sõpradele või mitte oma arstile või mitte oma tööandjale ja kindlasti mitte endale, vaid firmadele, kelle ainus nagu eksistentsi eesmärk on see, et ma veel rohkem neid vaataks. Ja tõesti vabatahtlikult ütlen, sõbrad, Facebook ja Google ja kes te seal olete, Instagram, ma panen nüüd midagi käe peale, kui teil on mõnikord tunne, et te tahaks, et ma teid vaataks, lihtsalt koputage mulle siia või ma jätan kõik pooleli, mis ma teen, sest te olete mul nii lähedal siin ja ma kohe pöördun teie poole. Ma annan selle otsuse teie kätte, millal mind võib segada. Mis te arvate, mis nad teevad? Nad on nagu lapsed pommipoes. Wow! Teade, notification, see on väga tähtis, vaata kohe. See on õudne, see on täiesti kohutav. Nende seadmetega, ma tean, ilmselt mõni neist kannab ja võib-olla te olete nagu vaadanud seal jälginud, et mida saab käe peale panna, mida ei saa. Ma oma õnneks pean ütlema, et nende seadmete müük läheb väga halvasti. Esiteks tuleb välja, et nad ei tööta. Sleep tracking on tegelikult suhteliselt pettus. Kõik unearstid ütlevad, et selle mingi teie vehkimise järgi seal öösel ei ole võimalik öelda, mis unefaasist te olete. Aga kõik ostavad. Tehti uuring öelda, et mida kiiremaks läheb pulss, seda ebatäpsemad on need seadmed, mis selle kaameraga sealt täna mõõdavad. Ohtlik, on ju ohtlik. Kas teie pulss on, ütleme, 100 või 110, võib-olla ei ole suurt vahe, aga kas ta on 160 või 190, tegelikult on juba vahe. Kõik ostavad, aga ei osta ka õnneks. Nüüd kukkus rämedalt, kõige rohkem kukkus seal mingite Apple'ite ja selliste müük, Apple Watchide, 300% tõusis Garminite müük. Ehk me tegelikult midagi nagu mõõdame, midagi nagu tahame saada, aga mulle tundub, et inimesed ei taha saada segatud ja mul on nii hea meel. Aga see on laiem küsimus. Kui palju ma annan õigust ära teistele teenustele, inimestele segada oma päevarütmi ehk siis laiemalt tehnoloogiale. Kas mina otsustan, mida ma teen praegu? Või mul on vabatahtlikult taskus mingisugune pinim? Ja ma kuuletun iga kord, kui ta mulle midagi ütleb ja ma lasen ennast juhtida. See on jälle, inimesi jagatakse kogu aeg kaheks, keegi viimasel ajal ütles, et tulevikus on niimoodi, et ühed inimesed ütlevad arvutitele, mida nad peavad tegema ja teistele ütlevad arvutid, mida nad peavad tegema. Ja ma väga tahaks, et väga palju gruppe selles, väga palju inimesed teises grupis ei oleks. Ja siit me jõuame edasi selleni, et miks need valimistulemused meil on ju sellised, et kust tuleb see info, kust tulevad need järeldused, kust tuleb see, mis levib selles virtuaalruumis.
kas see on tõsi, kas ei ole tõsi? Kaua lubatakse kohada tegelikult see uhuu-majandusel ja otsestel valedel ja propagandal, kus ära visatud tegelikult kõik see, millel demokraatlik ühiskond püsib, mis on selline mõistlik, tasakaalustatud info, ilma liigse propagandata, kellegi toimetuslik kontroll ja vastutus on vähemalt taga suuremal osal sõnadest, mis on avalikkusesse lendu lastud ja see on teine küsimus, mille me peame ülikiiresti lahendama. Mina ennustan, et siin, kuna on tehnoloogia inimesed koos, ma viskan siis Urmas juba kiire ennustuse püsti, et järgmine riigi valitsemise kord, mida me näeme, on algoritmiline. Me võib-olla ei näe seda veel 2026, aga ta hakkab vaikselt tuleb. Olles täna suhelnud meeldiva Eesti riigiasutusega, mis kutsus mind vestlusele, sest algoritm oli paigast ära. Minu ettevõtte algoritm, nende algoritmiga ei klappinud, pidin seletama. Ja nii see tuleb. Ma loodan, et me saame nendest küsimustest jagu. Siin me saame aastal 2026 vaadata, kuidas Marsile lennata, aga praegu peame nendega tegelema minu arust. Aitäh! Aitäh! Jaa. Kas sulle küsimused ka või? Teeme natukene, sest et me peame natukene siin arvutid ümber sättima. Ma paluksin järgmise esineja masinat tasuda juba installeerima. Kas see oli soomlastel Tiedo vist või? Kes valis endale juhatuse liikmeks roboti. Meil kuidagi õnnestus vist Soome ametisüsteem ka ära tinistada, sest juhatuse liikmeks saab üks keegi, kellel on isikukood, kellel on mingi register taga, vaadatakse, et kas on teinud pätti või ei ole. Ma ei tea, kuidas Soomes see õnnestus ja vist oli Tiedo, ma arvan. Kas see on ka sama algoritmi jutt? Põhimõtteliselt on ta ju juhatuse liige, kes muidu istus ja klõbistas arvutis ja proovis vastata küsimustele. Ta tegeleb lihtsalt sellega, et ta püüab vastuseid juhatust teise liikmeid painavate vastustele leida. Ja, ma tean, ma tegin hiljuti saate ühtede eestlastega, kelle algoritm, kelle AI peenemalt öeldes haldab USA-s $150 miljonit kinnisvarafondi, ehk nad teevad algoritmi, mis üritab otsustada, milliseid korterid investeerimiseks osta. Aga see üks huvitav konstruktsioon on seoses isesõitvate autode ja selle sinu küsimusega, vaata, et see sinu see näiteks toodud juhatuse liige seaduste järgi vastutab siis isikliku varaga nende otsuste eest, mis ta teeb, aga mis tema isiklik vara on huvitav. Et on võimalik, keegi tõi välja selle konstruktsiooni, et meil on isesõitev auto ja isesõitev auto hakkab sõitma Uberit ja teenima endale raha. Et siis, mis asi see on siis? Tal oli ühte kohta vaja minna ja teeb sõidu jagamisteenust. Või hakkab lihtsalt taksodesega. Meil on ese, mis omab ise ennast ja oma tegevusega teenib tegelikult raha, et vajadusel sõita remonti või ma ei tea, ennast uuendada. Ta ei pea tegelikult kuuluma mitte kellelegi, vaid on masin, mis kuulub ise endale. Mille poolest ta meist erineks? Ja, ma arvan, me peame teda siis ka kuidagi... Ta lihtsalt ei laula ema südant võib-olla nii tihti, kui meie sinuga teeme seda. Aga kui ta ostab endale väikse auto? Ja, ta tahab imiteerida seda, eks ta vaatab, et meie teeme seda, meil on lõbus, miks tema ei võiks seda teha? Siis ta tahab juba hakkavad näiteks väike auto ja suur auto korraga taksot sõitma ja siis ta kindlasti tahab, et tema väiksel autol läheks hästi ja nii ta läheb. No, ei ole pikalt, 2026 näeme. Hendrik Roonemaa, aitäh sulle!